Mul on hea meel tervitada teid kõiki siit Otepää golfikeskusest, kus minu järgmiseks suvestuudio külaliseks on väga julge, tugev ja andekas meesterahvas Hannes Võrno. Tere õhtust! Tere, aitäh kutsumast! Tegelikult sul sai just läbi üks suvekomöödia etenduste tuur siin Eestis. Kuidas rahvas selle vastu võttis? Tegemist oli siiski komöödiaga, aga tegelikult väga elulistel ja tõsistel teemadel. Rahvas võttis selle tüki, ma arvan, vastu sellise humoorika hämminguga. Sellepärast, et muidugi, eks seal on ju vana head vana selles mõttes, et hästi tuntud ja hästi heas vormis nähtud vana raskekahurväge näitlejate näol ja siis minusugune värske nägu, uus nägu sellises formaadis kaasa tegemas. Aga ei, see oli väga tore. See oli väga tore suvi, see oli väga tore suvine projekt . Ja minu jaoks algas see juba tegelikult suvise ettevalmistusena juba proovidega peale, nii et juunikuu me käisime koos, tegime proove, juulikuus me sõitsime mööda Eestit ringi, tegime etendusi ja tuleb öelda, et meie kollektiiv jäi monoliitseks kuni tuuri lõpuni ja meie tänusõnad muidugi kõigile inimestele, kes selle tuuri etendusi vaatamas käisid ja vaatamata sellele, et mõnes kohas pidi publik ka vihmapilvi trotsima või siis vihma tõttu koos meiega ronima kuskile väiksemasse saali ja varju alla, aga etendusi meil ära ei jäänud ilmada, et ega siis ta meid rohkem või vähem kottinud kui ülejäänud eestlasi, et oleks võinud kuidagi nii teha, et minule meeldiks, kui päeval kõrvetaks ja öösel kastaks, et siis oleks nagu selline minu kliima. Aga Hannes, mis see on, mis sind kogu aeg tegelikult tagasi ikkagi inimeste ette ja lavale kutsub? Ülbe oleks öelda, et mulle käidi nii pikalt peale ja kutsuti. Ja nii ta oligi, eks selles mõttes komöödiateatri eestvedaja ja hing ja lugude ja tekstide ja näitemängude tõlki ja niisugune promootor ja produtsent minu hea nimega Hannes Villemson. Et ta on mulle tükk aega sellega juba pinda käinud, et teeme seda tükki ja teist tükki ja siis ta on mulle saatnud ka erinevaid lugusid lugemiseks. Ja see eurotoetuste lugu oli, kuidas ma ütlen, ma kasutaksin siin hea kolleegi Anne Paluveri sõnu, kes ütles, et tükil on siis nagu mingisugune rosin olemas, kui sa loed ta nagu jutiga lõpuni. Ei ole vahepeal see, et ma panen korraks kõrvale, käin vetsus ära või teen mingi võileiva, siis vaatame, mis edasi saab. Et kui tükk sind lugedes haarab, siis näitlejana tunned sa, et see on midagi sellist, mida võiks täitsa teha. Ja mõned kohad ajasid mind isegi nagu nii naerma, et mõtlesin, et seda võiks täitsa teha. Ja eks seal oli igasuguseid nalju. Me seal kuna see oli grupitööna lavastus ka, siis see tähendab seda, et meil oli see lavastusprotsess oli ka üsna lõbus. Et tavaliselt kipub ju teatris ja kinos ka nii olema ja igasuguses show businesses ja nalja tegemises, et jõle mage tunne on see, kui sa tead, et nüüd tuleb see koht, kus publik hakkab naerma. Ja siis sa pead nagu tegema iga õhtu seda sama nalja, sama koha peal samamoodi, see mulle ei meeldi. Et mulle meeldib improvisatsioon ja mulle meeldib niisugune, see, mis tuleb ja on ja niisugune, et ma selles mõttes pean veel harjutama, aga mulle see näitlemise töö sellel suvel selle projekti raames väga meeldis. Sa oledki oma elus nii palju veetnud erinevatel lavadel, kas siis teleekraanil või siis kas või Eurovisioonil olles, aga kust see nagu kõik alguse sai? Täiesti aus vastus sellele on ju see, et ma olen seda varemgi öelnud, et ma suhteliselt suure hämminguga kuulan näitlejaid, kes ütlevad, et ma olen nii tagasihoidlik inimene, et las minu rollid räägivad minu eest, et ma ei anna mingeid intervjuusid ja ma ei kommenteeri ja ma ei räägi. Ma ei tea, mis selle rähnipoja sinna puu otsa ajab, muidugi mingi edevus. Mina ei jäbene seda tunnistada, et eks ta on selline edevus. Et mõnele inimesele meeldib teise inimese ammastesse auke puurida ja plomme panna, eks ju, võiks ju ka öelda, et ega siis see ei ole ju mingi asi, aga meil on vaja, samamoodi nagu neid, kes teevad laval nalja, on vaja neid, kes parandavad meie hambaid või remondivad meie autosid või hoolitsevad selliste imeliste golfiväljakute eest, et me peame lihtsalt oskama igas inimeses näha ja tema tööd hinnata. Et minule meeldib tööd tegev inimene ja kui ma tunnen, et see töö, mida ma teatrilaval või televisioonis olen teinud, on mulle rõõmu pakkunud ja ka mõnele inimesele, siis see on
see on nagu taeva kingitus. Aga kas nüüd jääb see nagu pigem tahaplaanile, see nii-öelda lavadel oleme ja inimeste ees olemine, või on see ikkagi see, mida sa tahad ka tulevikus teha? Ma arvan, et ma olen niisugune aus, kui ma ütlen, et ma olen väljakutsete inimene ja kui see jääb tahaplaanile, siis las ta siis jääda, et ma nagu ei hakka nagu praegu otsima mingisugust nui neljaks mingit uut väljundit, et nüüd on vaja kindlasti hakata ette valmistama uut järgmist suvetükki või seda või teist. Et üks, millega ma nüüd kindlasti tahan veel võib-olla nii-öelda korraks välja tulla selle aasta sügisel, on üks selline ilus, soe, südamlik tänukummardus kahele väga armsale inimesele, kellest üks on helilooja Priit Pajusaar, kellega meid ühendab sõprus ja armastus kultuuri ja muusika vastu ja golf. Ja teisest küljest siis meie hulgast kahjuks lahkunud Lembi Tulfsak, kellega meil oli üks selline tore projekt, et mina kirjutasin loo, millele Priit kirjutas muusika ja mille Lembit luges sisse. Ehk et me tegime ühe sellise asja, mille formaadiks võiks nimetada audiofilm. Ja ma tavatsen siis nüüd sügisel selle nii-öelda välja tuua ja siis inimestele näha ja kuulata anda. Aga lisaks sellele, et sa nii-öelda siis inimeste meelt lahutad, oled sa ka tulihingeline kaitseväelane. Et kust see pool nii-öelda siis ellu üldse tuli? Ma ei oska öelda, kas ma olen tulihingeline kaitseväelane, ma ise nimetan seda täiesti normaalseks, maskuliinseks ja isamaaliseks käitumiseks ja selles ei ole mitte midagi ekstreemset. Ma usun, et minusuguseid, minust palju vapramaid, palju julgemaid ja ägedamaid mehi on Eestis kümneid, sadu, et mitte öelda tuhandeid. Ma ei oska öelda, kuidagi ma suhtun sellesse nii, et mul oleks häbi mul oleks häbi oma emale otsa vaadata, kui ta oleks pidanud sünnitama mehe, kes ei võta vajadusel osa oma riigi kaitsmisest või oma rahva ja oma maa eest väljaastumisest. Et see on iga mehe kohustus. Et kui sa sünnid siia ilma meeste rahvana, siis on see sinu jaoks mitte nagu teema, mida arutada, vaid see on sinu auasi. Et kui sa oled mees, kes ei ole võimeline füüsiliselt võitlema, siis oled sa võimeline seda tegema võib-olla staabis või kusagil, ma ei tea, laatsaretis, kus iganes. Aga sinu panus selle riigi ja selle rahva heaks peaks olema nii elementaarne, et selle üle nagu kunagi polemiseerida, et kas nagu poisid peaksid sõjaväkke minema või mitte. Andke andeks, see ei ole nagu teema. Et siis nagu kui naine on sünnitanud siia ilma ühe mehe, siis selle mehe kohustus on austada seda naist oma emana ja austada seda naist nagu kõiki naisi maailmas ja neid kaitsta ja teha selleks nii-öelda mehelikud sammud.